Nii, oleme laivis. Facebooki peab siis panema, eks ta on Facebook live. Ma arvan, et kui sa raha peale lähed, ma panen, et praegu kohe tee veel. Davai. Siin on siis Inspira saade hetkel. Nagu näete, vihma on hakanud sadama. Välk esialgu veel väike on olnud kaugel, aga võrravõistluse korraldajad jälgivad kogu aeg Lighting Mapsi, et ega ta ei ole lähenemas kuhugi. Naiste liidrid ja kõik naiste grupid on rajal. Ja MP40 siis ka hommikuse MPO tagumised praeguseks juba kõik lõpetanud. Või vähemalt enamus. Ja praegu seal taustal näete siis teisi viskeid tegemas jälitusgrupi tegelasi, kellel on ka kindlasti soove vähemalt pronksi peale mängida. Aga tänastes ilmastikutingimustes võib olla ka täiesti kõige kõrgemale poodiumi astmele ka. Tella Smartpost on siis meil siin toetamas ja nagu näete, valmistuvad nii Inspira kaamera naised kui ka meie võistlejad. Rait Saluri kommentaar oli, et selge on katki, aga mängida saab. Saame näha siis, mis see tähendab. Kindlasti mõneti keeruline selles märja pinnase peal libedaga visata, aga samas tõenäoliselt ta viskab väga rahulike sammudega ja siis võib-olla natuke alastab üldisemalt kettaid. Tuul on siin täielik mõistatus. Enne seda vihma hakkas väga kõvasti keerutama. Nüüd on jälle selline vahepeal, nagu ta terve hommik on olnud. Suhteliselt tuuline ikkagi. Ja vaatame siis, mis saama hakkab. Marko ja Kemi. Just. Plaan on siis jälgida MP40 oma tund võib-olla poolteist. Siis edasi juba pean minema kommenteerima Soundlandi MPO profistuudiosse, kus siis tänast laivi saan mina vaadata ja teile tuuakse. Ja see peaks olema siis nii-öelda see kõige parema kvaliteediga laiv, mis saada on. Tema hakkab siis peale kella 3. Juhul, kui mingid pause ei teki siin välgu tõttu, siis tema hakkab hiljem. Ja 30 sekundit alguseni.
Smartpost Eesti meistrivõistlused discgolfis 2022. Oleme jõudnud viimasesse finaalpäeva ja läheme minemas MP40 divisjoni liidergrupp ja esimene viskaja, Palivere discgolfi klubi liige Elva Pro ehituskarikasarja etapi võitja Kristjan Liiv. Ja järgmisena Play Disc Golf Club esindaja Nordic Titanium Trophy võitja Rait Saluri. Järgmine viskaja Disc Golfi klubi Legends Eesti meister 2015 Marko Kivi. Oi, Aavise. Ja selle grupi lõpetab Tago Disc Golfi klubi esindaja 2020 Eesti karika MP40 üldvõitja Evgeni Smirnov. Jagab. Nii, esimene siis liider ühe viskega Kristjan Liiv, jättis kõige lühemaks, on natukene vasakul siis kinni, et tõenäoliselt puudub tal võimaluse sealt korvi rünnata mingilgi moel, aga siiski nelja mängida päris tõenäoline. Edasi ütleme, Rait Saluri tõenäoliselt sai sinna nurga peale, madal vise. Usun, et tal on keeruline see ründamise osa. Arvestas ka tema olukorda, et ta mängis ka nelja. Aga kaks järgmist viset olen nüüd väga täpselt kuhu kukkusid, sest nad on väga-väga kaugel PRV peal juba ja võiks nelja kolme minna mängima küll hea lähenemisega. Suhteliselt siuke lihtne kindla peale minek. Alla. Lihtne saab päris tugevalt, maapind on päris libe. Kurv vastab siin vasakul puhul kõvalt. Siuke, nagu arvata oli, safe edasi mängimise play. Vaatame, kus siis meie kaks parima drive'i tegijat, kolmanda ja neljanda jagajat pluss neljaga on. Jah, üks on siin üleval, teine on siin all, mõlemal on puud ees, aga mitte siis päris ees, aga segavad.
päris ilus ise. Lõppu me ei näinud, aga vähemalt on korvile lähedal ja mängib tõenäoliselt nelja väga kindlalt. Ja nüüd oleneb, kuhu ta pärast põrkas, aga tõenäoliselt läks veel natuke allapoole, et ei jäta lihtsalt putti, aga väga lähedal sellele, et oleks olnud ideaalne. Nii, nüüd vaatame, kus on liider. Ja hoolimata kõigest võtles 10 meetri ringi. Tuul ei lase mängida. Ja näeme, kuhu siis Jevgeni lõpuks oma eeskajaga ulatas. Jevgeni ja Marko on teinud 2 viset, 2 ülejäänud mängijat 3 viset. Tuul on väga tugevalt tagant, jätta hüppa meile väga halva nurgalt. Väga ilus tark lähenemine, et mängida parra ära, mis on selles ilmas väga mõistlik. Umbes 8,5 meetri peal. Siis 8,5 saluri, 5 meetrit liin ja 3,5 meetrit kivi. Ja saluri julgelt putib sisse, võtab 4 ära. Liiv. Kahtlust ei olnud. Väga tuul, siis tuleb julge olla, siin ei ole muuda vinti. Tuul on väga vets. Ja olemas, ei karda. Putivad ära. Ja Marko
Irokivi kindlasti närvid on tal väga-väga, noh, see on nii lähedal ja ometigi pead julge olema. Püüame talle pöiata. Hästi 3 väga head putti, sellistes tingimustes need 3 putti kõik sees on, see on suht kõva sõna. Ja ütlen, et mina kiidan igatahes. Ma arvan, et kõik, kes vähegi mänginud sellistes oludes ja arvestades veel seda pinget, siis jah, kõva sõna, väga-väga hästi mängitud. Nii, vaatame, kui nüüd on vaja teha pikka viset. Ei ole mõtet siin kuhugi vahele visata, et see teise raja olemus on selline, et sa peadki paugutama igal juhul, et siin ei ole nagu safe mängu minu arvest. Nii et kuidas see õnnestub. Tagatuul ei ole paha nagu. Selles mõttes, et ja pluss nendel kõigil on see distants olemas, ma arvan, et sinna on ka visata. Pannakse asjad kirja ära. Titab. Mina järjekord ei näe siit. Sa pead olema esimene igal juhul. Nii. Lahkukatakse korvi alt. Ja. Üks putib. Ja putis sisse. Aga lähevad ära küll valest august. Aivo, kui on ikka öelnud, et tuleb tagantpoolt minna, et mitte ette jääda, aga mis teha? Sealt saab veel üks mees. Need on pealt. Jah. Ja nii, et elektriliinidest sai läbi. Ja vasakul seal Circle 2. Ja nüüd, kui see ketas läheb kangeks, võib see olla hea vise. Tundus lootustandav.
ja tuli sinna tee peale. Vihmavarjud lähevad kinni. Aga taevas tõenäoliselt hakkab veel siit andma meile 1,2. Ma läks peaaegu tee peale välja sinna selle raja peale. Ja, see oli väga ilus tehniline lähenemine. Sai. Sinna meni Jevgeni ketast 9 meetri peal. Ja Marko Kivi läheb nüüd enda drive'i juurde. Nii, 12 meetrit. Hea üritus, väga hea üritus läbi joksta. Ja Jevgeni peab puugiga leppima siin. Teised kõik tõenäoliselt midagi ei juhtu, siis on parra. Keegi ei tea, kes on esimesena, kõik on suht samale kaugusel. Teeme kõik koos, teeme kõik koos.
ja Jevgeni lõpetas. Just nii. Lähige. Aha. Ja. Me topsi. See küll topsi on. Mine! Eest läbi. Väga ilus. Tundub jah. Tõenäoliselt mingil võtil jah, puud võtad alla ja seal 12 peal või 10 peal. Mille see teha? Väike abi. Ei, nüüd võti alla jälle. Väiksel sellisel challenge'il. Sees käsi ei olnud ideaalne.
vaatame. No kas kunagi mulje nagu tahaks arvata, et pigem tuli tagasi, aga näha polnud. Just. Siinpool olema. Distantsi saada hoolega, jah. Väga hästi, jah. Kurikaali ketas on tabatud. Ja asetatakse kohale. Okei. Ja ma arvan küll. Jäi seisma. Hästi. Hästi. Oli tõesti hea kindel putt, siin ei olnud midagi rääkida. Ja 2 eeskäja drive'i saavad siis pöördid kätte ja Marko Kivi bogey. Ja parr Raidule. Selles mängus praegu. Nii huvitav, kaua me nüüd ära olime siin siis pausil. Täitsa imelik. Igal juhul ootame siit viskeid.
ja esimene viset tuleb. Kristjan Liiv. Täpselt 100 meetriga tasa. Koht, kust on võimalik edasi minna pöördile. Ja väga võimsa viske teeb Jevgeni Smirnov. 15, vähemalt 10 meetrit üle siis selle 90 meetrit korvini. Ütleme nii. Nii, see ketast tuleb nüüd meie peale. Tegemist oli siis Rait Saluriga. Ja Marko Kivi siis põugivõtjana 3. viskab viimasena. Ja tuleb sellise suurema kaarega, aga vägagi rahuldava maandumiskohaga. Saame näha. Siin eksimisi ei ole. Kõik on endiselt väga stabiilne ja tundub, et liidrid esialgu hoiavad, ei ole sellist närveldamist näha. Vihmavarjud, nagu näete, on hetkel kokku pandud. Pilved on päris ehmatavad või siuksed ävardavad. Aga midagi väga hullu nagu ei tundu praegu olevat, kui see tuul ka tagasi natuke võtaks, sest et siin mehed on väga ilusaid putte ära, mis tavaoludes oleks nii lihtsad, aga praegu selle tuulega üllatavalt keerulised. Nii. Rait tuleb siia ilusti. Napilt oli joob ees, ma tõstin sisse. Nii. Ja ilmselgelt siis suuremat haisennurka küsitakse siin Raido käest. Tema on nagu põõsaste taga natuke peidus, aga see võib-olla teeb lihtsamaks isegi seda viset. Lihtsalt peab seda... Läksid ära vist? Okei. Läks madalana, mis ei olegi võib-olla väga halb. Jah, see oli lühike. Aga kindel. Ma ühe joobe ootan. Sellel on päris hea minek. Skippis. Nüüd veereb tagasi ja veeres alla. Rolli läks mäest alla. Aga hakkas tulema jälle tagasi natuke, nüüd mine sa tea. Kus ta lõpuks on? Jah, just. Või vähemalt kuskil selle raja peal. Öeldakse ikkagi, et ringid. Jah. Noh, teine ring on veel see, 20. Nüüd hakkab. Safe peaks seal olema, sest... Siin on. Ja see on nagu siuke vasaku... Otse vasaku. Otse vasakule. Ilm on selgelt läinud ka jahedamaks.
20 maksimum siin võib-olla on. Naiste chase kaardi näeme seal minemas 15. mäest üles. Mida? Jaa, tulevad praegu siia rajale, mängivad saart liidrit. See on chase kaart, kes ära läheb. Ja, uuri seda asja. Ja nüüd tuli siis Rollo-Pollo autorollo nagu. Just. Täpselt nii. Ja. Hästi, Jevgeni. Jep.
Opa, kyllä pani skippi kävely. Tule välja. Läks. Hästi Rait oli hea.
Ära sa vahist ole hea, kui ma viskan. Pardon. Välja. Jätab alla. Right viskame, jah? Megas olematu skip, väike roll. Tuul on nüüd natuke rahulikum. Ja nii on. Äkki isegi seisma. Kutiga oled kõrval kauganud. Jah. Poole saab panna +1. Kas tõune nupp? Martin juba pani vist. Hästi. Jah, just. Miski nüüd.
hästi, see oli pöördi praegu. 2 sinist kettaviset eest ka. Assapana. Nii, liigun sinna 6. korvi alla, kuhu Tšaiskad just on läinud. Ütleme, kui te nüüd nägite seda, kõik need 6 vaatajat, mis just toimus, et Jevgeni viskas putti, see läks, korv viskas selle välja, siis korvi alla. Jevgeni läks oma lähenemiskettas käes, võttis markeri, pani markeri maha, võttis putridest sisse. Kus selle tegevuse loogika on, mina ei tea. Miks seda A2 ei võinud sisse panna? See on nagu midagi, mis väljakal kombel mulle nagu hinge läheb, kui inimesed teevad liiga palju liigutusi. For no reason. Ükskõik, kui see oleks olnud meeter või rohkem, et oleks peal puttima, siis 100% teha puteriga väike puteri käeharjutus. Aga sissetõstmiseks sobib iga ketas minu arvates. Ja Priit Randes puti vära. Tundub, et Kruusel oli üritus hiiglit saada, aga tundub, et tuleb pöördiga leppida. Aga vaatame, mis viskad siis meie liidrid 6. tegema hakkavad. Tuul on läinud täiesti ära, nii et selle võib väga huvitav olla praegu. Kristjan Liiv peaks esimene viskaja olema. Marko Kivi 2. Jevgeni 3. ja Rait 4. Ja siit see tuleb. Eeskäega. Ja kindlalt platsile 48 meetrit korvini. Nii, vaatame siis, kuhu Marko Kivi suudab selle viske teha, et ka tema on siis see, kes tõenäoliselt on võimeline liigit võtma õige nurga puhul. Nii. Anna-Isar pannakse peale, siis tuleb sellest natuke vara välja, aga piisavalt hilja, et mitte OBS-e minna. Nii et pöördi on endiselt väga mängitav.
Jevgeni samuti eestkäega nagu ja palju seifimal joonel, mis aga läks OBS-e. Nüüd Jevgeni on vaimselt nüüd peale seda eelmist rada väga nördinud. Ja siin on siis tegemist sellise safe play'ga, mis võib kätte maksta, sest ta oli natuke madal ja kukkus suhteliselt Jevgeni kätte lähedale OBS-e. Nii et Rait ja Jevgeni mõlemad hävivad siinkohal, mis on vesi Chase Cardi, Marko Kivi ja Kristjan Liivi veskile. Kui neil oleks vesiveski, siis sellest oleks kasu. Aga ring on veel noor. Matrixis saate jälgida, mis seisud on ja tulevad. Mina pean üsna pea minema peale seda korvi. Otsime üles, kus on meie Pro stuudio ja valmistama hakkama MPO liiderkaardi kommenteerimiseks, mida siis Soundland üles filmib mitme kaameraga ja tõenäoliselt siis saame väga kvaliteetset pilti. Ja seal teise viskega, õigemini kolmanda viskega, kus on Marko Kivi peale esimest. Vihma ei saja, tuult ei ole. Ma jätan teid siia nüüd. Ma kirjutan sulle. Teeme nii, lepime omavahel kokku. Davai.